Paljud meist on öelnud, kurat, jälle see õppesõiduauto uimerdab. Aga meil on selle jaoks lahendus simulaatori näol. Ehk siis selle simulaatori peal on võimalik harjutada virtuaalset õppesõitu, teha juhtidele kontrolli, seda soodsalt ja keskkonnasõbralikult. Mis siis selle suut on? Uus on see, et me püüame seda suruda massidesse. Täna Eesti, homme Euroopa, ülehomme maailm. Ja tulu me saame peamiselt müümise või rentimise näol. Ostjaks me näeme autokoole, autoriiklikud keskust ja ka erakliente, kellel on rohkem raha. Ja sellele lisandub... Aga simulaatorid on ammu olemas, võib lugeda kohtunike pilgust. Miks meie meeskond? Nimelt oleme eestimeelsed noored, kes soovivad organiseerida ja arendada Eesti Nokiat, millest on kasu kogu maailmale. Ja milline osa täpsemalt oli Eesti Nokia? Kust te võtate, et sellised simulaatorid ei ole? Me teame seda, et nad on olemas, aga just nimelt need on erineva funktsiooniga, rallisimulaatorid ja nii edasi. Aga ongi, et seda ei ole kasutatud ju õppesõiduks. Kus teate mõnda riiki, kus see oli kasutatud õppesõiduks, vähemalt nemad väidavad nii. Aga kui suurelt? Eestis seda asja ei ole. Aga miks sa ei osta seda simulaatorit selle firma käest? See ongi Eesti Nokia. Aga mis teil tänaseks on olemas peale selle mõtte? Meil on olemas hetkel Janek Lupinil on Tallinna Tehnikaülikoolis olemas pedaalid ja rool. Tallinna Tehnikaülikoolis olemas pedaalid ja rool. Tallinna Tehnikaülikoolis olemas pedaalid ja rool. Reaalsed asjad on olemas. Koostööpartneritel. Mis see Andrei sa naerad? Ei, ma mõtlen liigi räädast, nagu see rool käidub. Muidugi seda saab keerata ja nii edasi, aga... Mihklil ja Kaarlil ei õnnestu žüriid veenda. Kohtunike arvates on õppesõidu õppimine päris autoga igati põhjendatud. Probleem on linnasituatsioonis reageerimine kõigile muudele asjadele. Meie vastust... Minul on ei. Mina ütlen ei. Ei. Rein. Ja ei, kõik on olemas. Siin on isegi Drive to Go videod, kõik see on olemas. 5 kogenud